Tervist taas tagasi. Eesti Olümpiakomitee ja ERGO ühine koolitus. Tegelikult nimetame selliseks mõnusaks koosviibimiseks lase endast tiiger välja. Tiigri koolitus jätkub. Ja me läheme nüüd edasi järgmise teemaga, milleks on pinged. Sportlase elus võib olla igasuguseid ja väga palju erinevaid pingeid, mis tulevad näiteks enda seest, aga ka väljaspoolt. Need võivad olla võistluspinged, need võivad olla pinged millegi konkreetse tulemuse saavutamise ootusest või hoopiski pinged, mis tulevad näiteks medali või favoriidi koormast või hoopiski meedia ja avaliku tähelepanu all olemise pinged. Sportlase pingetest ja sellest, kuidas nende pingetega toime tulla, räägib meile legendaarne korvpallur Rauno Pehka. Tere jälle. Sisetunne ütleb mulle, et igaüks meist on natukene või ikka ja jälle mõne pingega kokku puutunud. Natukene olen mina ka pinges siin teie ees, kuna teen midagi, mida ma tavapäraselt ei tee. Ehk olen natuke siis mugavustsoonist väljas. Kuna ei olnud väga head aimu ka, mismoodi see formaat välja näeb, siis ma pean siin nüüd kirja pandud sõnu ikkagi omal moel jutustama. Aga ma loodan, et nüüd on siis tagasihoidlikud eestlased kõik saanud ennast veidikene paremini käima. Et kuidas eestlastel on, et alguses ei saa vedama kuidagi, pärast ei saa pidama, et kui aga mõni küsimus pähe tuleb siin, siis oleks kohe hea, kui sellest tekiks võib-olla dialoog või diskussioon pigemini, et ma siin räägin, kuigi meil see diskussiooni osa tuleb pärast poole ka, eks. Kust see pinge siis tuleb? Pinge võib tulla, nagu siin juba Margus ütles, et võib tulla meie enda seest ja sportlase puhul ma arvan, et enda seest pinged ongi ikkagi põhilised pinged. See, kui mõni pinge tuleb väljastpoolt, siis tegelikult pingeks muudab selle asi ikkagi see, mismoodi meie sellesse suhtume. Ehk et me ise oleme tõenäoliselt oma kõige suurem pingete tekitaja ja nende nii-öelda seest tulevate pingete puhul, üks põhilisi sportlaste puhul on see, et see on nagu võistluspinge siis või võistlusärevus. Ei suudeta võistlustel tavaliselt realiseerida seda, mis treeningutel õnnestunud on ja kui sportlane nii-öelda suudaks endale selgeks teha, mis on tema poolt kontrollitav üldse ja mis ei ole kontrollitav, siis selguks see, et võistlustel me küll arvame, et väga palju sõltub meist endist, aga lõppkokkuvõttes tulemus sõltub pigem rohkem vastasest isegi. Nii korvpallis, kui ma arvan ka individuaalaladel, et kui individuaalaladel keegi vastane on lihtsalt heas vormis ja sõidab kiiresti, suudab oma vaimse valmisoleku realiseerida hästi, ja kui meil see ka õnnestub ja tema sõidab kiiremini, siis ta on hästi sõitnud ja meile tuleb tõdeda, et ei piisanud sellest võiduks, mis me andsime. Sportlaseks olemisega siis need pinged sportlaste kohta, kuidas öeldakse, et sportlasel on hästi palju vaba aega. Või kas hästi palju, aga sportlasel on palju vaba aega, aga vähe vabu päevi. Et minu elu on suures osas välja näinud niimoodi, et mul on olnud 2 korda päevas treeningud, hommikul trenn, siis on enda aeg,
ja siis on õhtul trenn ja siis või mäng ja midagi muud sinna vahele nagu polegi nojah, et see sportlaseks olemine käib kõik sinna vahele, režiimi pidamine, korralikult toitumine, aga kuidagi see arusaam, et sportlased peavad omal vabal ajal siis kogu aeg valmistuvad järgmiseks trenniks, valmistuvad võistlusteks, et mis nad siis nagu teevad ja siis meenub mul see Allari jutt, kuidas ta oli selle sõidu juba ära sõitnud. Temas olid need nii-öelda läbipõlemise nähud, et sportlasel on hästi palju sellist aega, kus ta saab nii-öelda küpsetada ennast. Niimoodi on mulle jäänud mulje ja mina siis mingil hetkel arvasin, et tuleb leida endale mingisugune tegevus, mis köidaks, mis aitaks mõtteid viia eemale, nii-öelda mitte eemale, aga mis aitaks positiivselt kaasa tulemusele, aga see ikkagi suures plaanis on mõtete eemale viimine, sest inimese mõttejõud on väga suur. Seda peab õigesti rakendama, kuna sellega me võime teha endale sportlasena kahju, aga võime olla ka abiks. Ja selle mõtte nii-öelda õigesti suunamine on üks võtmeküsimus. Ja pingete puhul siis need pinged, või need asjaolud, mida me saame kontrollida, on korvpallis näiteks ma saan kontrollida enda liikumist väljakul, taktikalist liikumist, ilma et see sõltub natukene vastasest, aga ma saan vähemalt olla kindel, et ma tean, mida ma pean tegema. Kohalolek, et ma olen valmis ja avatud selles võistlusolukorras selleks, et olukorda hästi hinnata. Korvpallis on hästi palju momente, kus näiteks enne palli saamist mul pean murdosa sekundi jooksul hindama ära, kus on vastased ja mis käigu ma järgmisena selle palliga teen. Mul ei ole aega nagu kaua mõelda, aga selleks, et see otsus, mis kiiresti peab sündima, saaks sündida, selle otsuse jaoks ma pean olema avatud ja ma pean olema keskendunud, eks. Ja loomulikult selle olukorra lahendamiseks ma pean kasutama oma tugevusi selleks, et mul oleks meeles, mis tugevused mul on. Ma pean olema jällegi mitte pinges. Pingutamine iseenesest sõltub, on minu kontrolli all. Ma pean seda endale jälle mõnikord võib-olla meelde tuletama, aga kiiresti jooksmine ja endast kõik andmine, see sõltub minu pingutusest. Pingutuse tegemiseks mõnikord ma pean seda endale meelde tuletama, aga ei ole... Ühesõnaga, need on asjad, mis on minu kontrolli all. Ilm ei ole minu kontrolli all. Kui õues on paha ilm, siis minu pingutus sellest ei tohi sõltuda, kuigi see võib tuju ära viia, eks. Kohtunike tegevus ei ole minu kontrolli all, ma ei tohi sellele tähelepanu pöörata, ma ei tohi tähelepanu pöörata, mida treener ütles hästi või halvasti, mida vastane ütles, kas pealtvaatajad karjuvad kõvasti ja ütlevad mingeid asju, mis võib mind endast välja viia. Jah, nad karjuvad, jah, nad häirivad mind, aga see ei sega mind. See pigem aitab kaasa. Umbes nii võiks mõelda. Pinged, need on siis sellised mänguaegsed pinged. Pinged võivad olla võistkonna sees, pinged võivad olla seoses pealtvaatajatega, nagu ma mainisin. Pinged võivad olla ja päris suured siis, kui tuleb hakata tihedamini suhtlema meediaga. Meediast võib tekkida uusi pingeid. Esiteks tullakse pärast näiteks sellist ebaõnnestunud mängu tullakse ja nõudlik reporter on mikrofoniga kohe ukse taga. No nii, mis siis nüüd oli?
ja siis tuleb sellele vastata. Mõnikord emotsionaalses olukorras vastuseid andes ei tule just need sõnad, mida oleks otstarbekas selles olukorras öelda. Sellest võivad sündida uued pinged, sest järgmise artikli pealkiri on just need sõnad, mis sa ütlesid, sa sõidad koju, sa tahad need sõnad tagasi võtta, oleks pidanud midagi muud ütlema. Sa annad intervjuu ajakirjanikule, aga pealkirja kokku ei lepi, et ta paneb niisuguse pealkirja, mille sa tahaks ära võtta sealt ja seda on hästi palju. Mõnikord intervjuudest võetakse ühele küsimusele üks vastus ja tehakse sellest uus uudis. Sa ei taha, see on kontekstist välja võetud, selle mõte on moondunud ja sa oled jälle põhimõtteliselt võitlemas pingetega. Ja siis loomulikult, kui tänapäeval peab hästi hoolikas olema selles osas, mida sa ütled. Kui vanasti meid nii-öelda pingete maandamiseks treener õpetas nii, et hea küll, et see on ajaleht, keegi luges selle läbi, sa vaatad, sina loed selle läbi, sa oled väga närvis selle peale, mis seal kirjutatakse. Su parim sõber loeb läbi, võtab ka, helistab sulle, ütleb, kuule, näed, mis seal kirjutatakse. Aga suurem osa inimestest loeb selle läbi, moldib lehe kokku, paneb ahju, põletab sellega puud ära ja järgmine päev on uued uudised. Sest täna on olukord teistsugune, täna mingi artikkel ilmub ja siis tulevad kommentaarid sinna. Ma räägin praegu asjadest, mida ei peaks siis see, kes tahab vaimselt terve olla ja pingetest vaba, mida ta peaks vältima, eks. Ehk et see on liigne meediatarbimine, liigne endaga seoses olevate meedia artiklite tarbimine, kommentaaride lugemine, ma ei tea, sotsiaalmeedia kaudu kõigi nende uudiste saamine, mis sind puudutavad. Kõik need asjad. Ma arvan, et ma isegi ei oska väga head nõu anda, kuna mina olin kunagi ammu, olin sportlane. Ja ma praegu meediaveergudel natukene isegi teadlikult ka võib-olla figureerin vähem. Aga kõik need asjad võivad teatud pingeid tekitada ja kindlasti on omal ajal ka minule tekitanud. Siis me ei tea ka, kui suured on need pinged, mis me ise endale peale paneme. Siin seesama eesmärgi seadmine. Kui eesmärgiks on võitmine, siis võivad pinged olla väga suured ja selle nii-öelda eesmärgi täitmine üldse mitte lihtne. Kui eesmärgiks on endast kõik andmine ja liikumine selle protsessi nautimise poole, siis on kõik võimalik. Võit iseenesest on võimalik saada iga kord, kui te spordite kuskil võistlusel. Ja see kõige tähtsam võit tuleks saavutada enda üle. Ja kui te enda üle saavutate võidu, siis võib sellega boonusena kaasneda ka võit vastase üle. Ja veel siis soovitusena, et kõigest sellisest ma pidin rääkima nendest juhustest ka või mitte juhustest, vaid mis mina olen teinud. Kas mul on veel aega? On veel aega. Ma rääkisin, et lisategevust tuleks otsida siis endale selleks puhuks, et vaba aega mitte liigselt mõtlemisele kulutada. Sportlased kipuvad olema ka perfektsionistid, ma arvan, siin keegi teist äkki või Allar rääkis sellest tehnika lihvimist, ma hakkasin juba jõudma sinna, et ma mõtlesin, et kindlasti ta ajab ikkagi sellist täiuslikku tehnikat, aga mul oli hästi positiivne oli see uudis, et sa teed neid trenne ja siis ühel hetkel
käib sihuke klõps ja su tehnika läheb paika. Korvpalluritel on näiteks viskega sama asi, sa treenid ja ei ole seda tulemust nagu täpselt tahaks ja siis ühel hetkel käib see klõps ära ja kõik hakkab sujuma. Minu selliseks tegevuseks siis sattus tegelemine muusikaga. Ma hakkasin ühel hetkel just pingete mahavõtmiseks. Ma hakkasin umbes 16-aastaselt hakkasin mängima akordioni, harjutama iseseisvalt kodus. Hiljem on sellele lisandunud veel pille ja ma leian, et siiamaani kasutan seda. See on tohutult hea pingete mahavõtmise vahend minu jaoks. Mõnede jaoks võib see olla mõne filmi vaatamine, mõnede jaoks raamatu lugemine. Neid mooduseid on kindlasti palju. Mõnede jaoks võib see olla ka arvutimäng, aga miks muusikaline instrument, kuna seal muusikalise instrumendi puhul ühel hetkel avastasin, et see on selline arengu tunnetamine jälle, et asjad hakkavad paremini välja tulema. Sellest tekib nagu omaette hasart, võrreldav arvutimänguga, kus põhimõtteliselt iga arvutimängu eesmärgiks on ühelt levelilt jõudmine järgmisele levelile. Arvutimängu sobilikkus tänasesse ühiskonda seisneb selles, et kriitikat arvutimängu mängija eriti ei saa, ainult arvuti põhimõtteliselt näeb tema tulemust, aga kui ta ikkagi ühelt levelilt teisele jõuab, siis see võidutunne kaasneb sellega ja natukene saab endale nagu vastu rindu lüüa, et päris hea. Aga muusikaliinstrumendi harjutamisega on täpselt samamoodi, et sa tunned, kuidas asjad lähevad paremaks ja siis see võib võtta tunde nii, et ei saagi aru, kuidas aeg on läinud, aga samal ajal on see olnud meeldiv ja ajutegevust parandav tegevus. Siis veel, mida saab pinged võivad tekkida ka olukordades, kus näiteks teil on mõni vigastus ja te ei saa seda võistlust niisuguse pingega või niisuguse pingutusega kaasa teha, nagu te tahaksite. Minu kogemus ütleb seda, kui see vigastus ei ole niisugune, mis teid päris eemale peaks jätma. Et te enam-vähem saate teha, sest võistlusolukorras tuleb adrenaliin, te saate paremini teha, siis ma ühel hetkel märkasin niisugust asja, et vigastatult tulid asjad paremini välja. Ei olnud seda liigset tahtmist, liigset pingutust, mul oli nagu sisemine vabandus endale, et kui asjad nüüd välja ei tule, siis mul on vigastatud. Ja asjad tulid jube hästi välja ja siis ma järgmistel kordadel, need pisivigastusi oli kogu aeg ja ma teadsin iga kord, et ma olen täna vigastatud, tuleb hea mäng. Ma hakkasin kujundama oma mälu või mälul peab olema selline omadus, et tuleb kujundada selline positiivsete kogemuste kogum endale, mida on ikka ja jälle hea sealt nii-öelda mälukohvrist välja võtta. Järgmine positiivne kogemus ükskord oli teleülekanne. Kaamerad olid, mul oli põhimõtteliselt esimene mäng, mis ma meeste vahel mängisin. Kaamerad olid seal ja tehti teleülekanne ja sealt sai telekast vaadata ja siis ma mõtlesin, et jube hea, esiteks kui on palju rahvast, siis mul läheb jube hästi, kui telemäng on, siis ma teadsin, minu mäng. Ja niisuguseid näiteid oli veelgi seal, kus ma hakkasin ka, kus nagu see mälupildi kujundamine, positiivsete kogemuste, et kui midagi läks halvasti, mingisugused asjad ei klappinud, siis mul oli positiivne kogemus selle kohta olemas, ma mõtlesin, väga hea, see on minu hetk. Siis korvpallurite seas mingitel turniiridel ma panin tähele, et on palju sellist ebausku ka. Ma arvan, et see on ka kuskil teiste alade esindajatel, et näiteks mingi talisman, mingisugune õnne, lucky charm, ma ei tea, õnne mingisugune asi, et need peavad olema kaasas ja kui neid kaasas ei ole, et siis on inimene häiritud või sportlane peab tegema mingisuguse rituaali, kus ta alustab hommikut teatud kellaajal söögiga, ta sööb teatud asju ja siis kõik peab olema täpselt nagu graafiku järgi ja kui mingi ootamatus on, siis tema nii-öelda rutiin võib olla häiritud. Ja mina
noh, milliseid meil seal sellised, noh, mina tahtsin välja juurida nagu endast sellise asja, ma olin umbes 18 siis, et ma hakkasin päevikut pidama, pidasin päevikut, kuhu ma panin kirja, noh, mul oli mitu sellist kriteeriumit, noh, korvpallurite hulgas näiteks on paljude hulgas levinud see, et soojenduse ajal viimane vise, enne kui võistkonnad väljakult ära tulevad ja mänguks läheb, viimane vise on vaja kindlasti sisse visata, eks. Siis kuidas soojendusel vise läks? Kas vise läks hästi või ei läinud hästi? Kuidas mängueelsel treeningul vise läks? Kas tunne oli hea või ei olnud hea? Siis meil oli turniire kuskil, kus võistkonna manager ja treener ei vahetanud särki ka, et see on õnnesärk, see peab seljas olema. Noh, päris juba üsna jube oli see, aga ikka oli seljas, eks. Abet ka jaetud, noh, nädal või 10 päeva olime turniiril, abet jaetud, noh, ka selline koos selle särgiga mitte kõige parem. Ja siis ma pidasin päevikut ja mis selgus? Selgus, et ma võisin ajada abet ja mäng võis ikka hästi minna. Võisin sellel mängueelsel soojendusel võis tunne olla kehv. Aga oli mänge, kus mäng läks hästi. Oli korduvalt seda, et viimane vise ei läinud seal soojendusel sisse, aga ikkagi mäng tuli välja. Hommikul trennis täitsa paha tunne, ei lugenud midagi, kas magasin või maganud, ei lugenud midagi. Hilisematel aastatel, ütleme, noore mehe pinged on ühesugused ja vanema mängija pinged on teistsugused. Noore mängija pinged on, noh, et ei tea, kas ma saan hakkama ja kõik, eks. Ta naudib mängu, ta ikkagi suudab meeste vahele minnes vaadata noore mehe silmadega. Noh, noore mehe silmad, kuidas öeldakse, profidele öeldakse, et kui te olete unustanud ära, noh, kuidas te esimest korda trenni läksite ja vaatasite seda korvpalli. Et kui te olete unustanud selle ära ja ei suuda selliste silmadega seda mängu vaadata, et siis on aeg lõpetada, eks. Aga noh, sinna tulevad mängu, tulevad raha loomulikult, pere, mingisugused asjad, need tulevad kõik mängu ja need võivad tekitada pingeid. Ja noh, mingitel hetkedel siis ma lihtsalt hakkasin võtma mängimist, et see ongi normaalne, aga ma ei mõtle selle peale, ma teen päeval igast käin poes ja ostan salatit ja kodus vaja minevaid asju ja midagi sellist. Nii et võit enda üle, paar asja ma siis saaks meelde jätta. Võit enda üle, kui on rasked perioodid, vähendage ootusi. Vähendage ootusi ja tõstke taset. Tehke trenni, aga ärge oodake nii palju endalt. Ja kaotused ja ebaõnnestumised ei ole kaotused, vaid nad on õppetunnid ja kogemused. See suhtumine aitab väga palju. Ning ükskõik, mis otsuseid te elus teete, otsuste õigsus selgub tagantjärele. Et te teete enamasti õige otsuse. Lihtsalt kas see antud juhul oli edukas teie jaoks või olnud, see selgub tagantjärele, et ärge kahelge kunagi oma otsustes. Ning pingete vältimiseks leidke endale kõrvaltegevus, kujundage endale uskumused, mis on teile kasulikud, kasutage neid ja lugege raamatuid, visualiseerige, tehke midagi. Ma räägin veel ühe viimase asja, mis seoses, millised pinged mul on olnud. Noh, siis ma ühel hetkel sain aru, et kõrvaltegevused on head ja sattusin ka ühte telesaadet juhtima. Telesaate nimi oli Bingoloto. Ma olin ise profikorvpallur. No Bingoloto, kui te ei tea, mis saade see on, siis täna on selleks vist Rooside sõda ja see loosimise saade, eks. See, mida Kristjan Jõekalda juhib. Ja noh, Bingoloto ja siis läksin vabaviskijoonele, eks ole, mäng käib seal umbes Eesti meistrivõistluste play-offid või midagi ja no rahvas loomulikult karjub seal. Bingo, noh. Ma elasin Lasnamäel 2-toalises korteris ja seal üleval elasid noored inimesed, umbes 20–25 aastased. Ja noh, need, ma ei tea miks, aga iga reede nad hakkasid seal, neil tulid külalised ja nad hakkasid seal natukene pidutsema, eks.
aga noh, Lasnamäe korteritel laed on hästi läbikuuldavad, noh, et kui üleval keegi pidutseb, siis noh, põhimõtteliselt all on kuulda kõik. Ja noh, siis pidu käis tavaliselt hommikuni ja kuskil 5:30 ajal hakati ikkagi ka mingit palli põrgatama ja seal karjuma Kalev, noh, sellised asjad kogu aeg. Ja noh, ei ole harvad juhused, kui sa lähed, noh, ütleme, ma olen korvpalliväljakul, ma olen tiiger, aga noh, muidu elus ma olen selline nagu leebe ja noh, natukene ikkagi selline tagasihoidlik, eks. Et see on hea kombinatsioon iseenesest. Noh, muidu sport on ju selline macho asi, eks. Aga ei ole harvad juhused, kus poes noh, sa lähed, sul on mingi korvis on mingid asjad ja noh, siis tagant ikkagi tuleb väike koputus sõnal, et Pehka, noh, mis ostad siin? No hea küll, et kuule, osta seda ka, see on jube hea. No selliseid soovitusi ja noh, ma ei kannata üldse tegelikult selliseid avalikus ruumis olukordi, kus mingid vennad tulevad, nad on noh, julgeks saanud eestlased ja tulevad bravuuri täis ja siis no niimoodi läheb edasi, eks. Ja see on minu jaoks olnud pingerikas. Aga aitäh, äkki on küsimusi? Ei ole, aitäh. Nii, ma palun siis lugupeetavat paneelis osalejad taas siia istuma. Võite ka kohti vahetada, aga ma garanteerin, et need on täpselt samasugused. Rauno rääkis siis meile pingetest ja tegelikult võib-olla isegi kui mingil hetkel sellele noorele sportlasele tundus, et õudust, mis mind küll kõik siin ees hakkab ootama, siis tegelikult ma julgen öelda, et pinge on okei. Pinge on okei ja sellega tuleb lihtsalt toime tulla ja eesti keeles tegelikult selle sõnamäng on ka iseenesest olemas, on pinge ja pingutus, eks ole, et on suhteliselt sarnane. Aga läheme nüüd konkreetselt meie teemade juurde ja alustaks võib-olla sellest, et millised pingeid te üldse nagu sportlasena tundnud olete ja kuidas sellise pinge all olemine mõjutab teie tulemusi, mõjutab teie elu ja treeninguid? Sa kasvad koos pingete ja asjadega, et siin Rauno tõi nagu väga häid näiteid, et ma võin siia nagu päris palju nagu lisa ilmselt tuua, et kas või sama see ebausk, talismanid. Keskkooli lõpus oli mul võimalus olla pool aastat Norras koolis, sain esimesed päris spordisokid ja järgmise hooaja ma ainult võistlesin nendega. Ja kui mul hästi läks, siis ma arvasin, et aga õnneks nende sokkidega juhtus see asi, et nad lihtsalt kuluvad ära ju. Ehk sa pead ühel hetkel nagu valima. Et siis saad aru, et ega sellised head ended või head kordaminekud on nagu positiivsed, aga sa ei tohi nendesse kinni jääda. Ja nooremast peast kindlasti oli ju palju selliseid kogemusi, et see võistlus, mis hästi välja tuli, see koht hakkas jubedalt meeldima. Aga aasta-aastalt edasi toimuvad võistlused samade kohtade peal. Ja eriti, kui seal toimub mingi suur või oluline võistlus, siis sa ei tohi võtta seda kui ette ebaõnnestumist juba. Ehk enda näitel ma arvan, et jube palju on olnud selliseid olukordi, kus sa ühel hetkel oma sisekõnet pidades mõtled, et no ma pean ju sinna jälle minema. Ja siis hakkad nagu mõtlema just sedapidi, et kuidas ma saan seda enda jaoks nagu ära kasutada. Ja selles mõttes on väga õieti öeldud, et sa paned ise endale seada eesmärgid ja teistpidi mõtled ka nagu pingetele, et nooremast peast oli lihtne, et selles mõttes, et sa arenesid nii kasvasid, läksid tugevamaks, kiiremaks, see oli nagu lihtne. Aga ühel hetkel olid juba täiskasvanud, tekkisid ka sellised arengu seisakud. Ja kui nüüd nagu päris tippsporti sealt nagu edasi jõuda, siis üks huvitav koht oli nagu see, et kui sa ise endale tunnistasid, et ma olengi tänasel päeval sellisel tasemel, et mul on võimalus sõita medalite peale. Kuidas ta seal hakkama saad? Et sellega ma olen jumala nõus, et me tekitame ise jube tihti endale ja me peame ise nendega hakkama saama. Aga mis seal aitasid olid, minu puhul ma arvan oli see, et kuna meie võistlusele soojendus oli ikkagi suhteliselt pikk
ja kui sa saad enda jaoks harjumuspärasesse keskkonda ja juba midagi tegema nii-öelda, et kõige hullem on see aeg, et sa ei maga, sul ei ole süüa, sul ei ole tegevust, tegevusetus. Ehk sinna nagu Rauno ütleski hästi, et tuleb mingi kõrval tegevus leida. Ja mina nagu oma karjääris oli ka tegelikult väga pikk, paarkümmend aastat, siis lõpuks kujunes välja nii-öelda oma rutiin ja teisalt sul on nagu, kuidas kellelgi nagu parem on. Kas sa kirjutad välja oma võistluspäeva, võib-olla ka võistluspäevale eelnevad tegevused või teine, et sul on siuke hea visuaalne kujutlusvõime. Ehk sa tead tegelikult, et mis on see järgmine samm, mida sa nagu teed. Et sul ei tekiks siukest peata olukorda, et aga nüüd seda ma ei saanud teha, et nüüd on nagu kõik läbi. Ei ole läbi. Sa astud järgmise sammu, et meie puhul oli tihti see, et elasime suhteliselt kaugel võistluspaigast, eriti Kesk-Euroopas, Itaalias oli täitsa loomulik, et oli transport tellitud, ei tulnud, mis nüüd saab, kas mul ongi võistlus läbi, kas ma jään starti hiljaks. Aga sa mõtledki, et nii, et mul oli plaanitud need asjad, nii, ja siis hakkad valikuid tegema. Selle ma võin rahulikult ära jätta, ma saan midagi ümber tõsta. Sul peab olema enda jaoks alati see positiivne tegevuskava. Ja ühe teistpidise näite, nagu sa ütled, et ärevus on alati hea. Ennem starti tõesti. Mina ei osanud esimest korda nagu anda, või ma ei teadnud, mis tähendab liblikat kõhus. Kui ma olen käinud koolides nagu lastele esinemas, siis mu käest küsiti, et kuule, kas sul ka ikka liblikat kõhus on? Ma ütlesin, et mis see on? Siis nad esimese hooga vaatasid, et see sportlane, et ei teagi, mis on nagu pinge, aga ma lihtsalt ei saanud sellest väljendist aru. Aga loomulikult ennem starti on see igatepidi normaalne. Ütleme, et kordades tihedamini külastad tualetti või puu taga käid, et see ongi organism valmistab ennast ette selleks, et see on protsessi loomulik osa, väike värin, teinekord ajab iiveldama, mida iganes tuleb ette, aga siis on jälle, et üldjuhul ka starte ja võistlusi on nii palju, et sa alati leiad selle positiivse kogemuse ka, kus sa oled sellega nagu hakkama saanud. Et ei maksa jääda nii-öelda krampi. Märt, mismoodi sina oma sportlaskarjääri jooksul pingetega toime tulid? Räägin selle ühe enda kogemuse, et kui ma läksin võistlustele kuhugi ja siis vaatasin, et need tüübid ma karistan ära, et võidan ära ja siis tavaliselt ma ei võitnud. Ja teinekord läksid nagu vabalt, ei pannud mingeid ootusi nagu endale peale, siis tuli tegelikult palju paremini välja. Et pigem on see jah, et me paneme võib-olla endale tegelikult hästi palju ootusi peale, et me teeme midagi ulme tulemuse või aga kui sa oled nagu reaalselt vaatad, kuidas võistlus läheb, et tegelikult tuleb väga hästi välja siis, et pigem on see, et jah, mitte nagu ise endale panna nagu neid ulmepingeid peale. Jaak, soovib täiendada? Nendest eesmärkidest täpsustaks võib-olla selles mõttes, et ühel hetkel ma jõudsin sinnamaani, et hooaja algul ma püstitsin endale tulemuse eesmärgid, aga igaks treeningsükliks, nädalaks või perioodiks ma tegelikult püstitan endale soorituse eesmärgid. Ehk see, mis sõltub minust endast, mida mina kontrollin. Ehk et ongi, et koht lõpuprotokollis sõltub väga palju konkurentidest, aga see on mul nii-öelda see eesmärk, mille poole ma püüdlen, aga ma igapäevases tegevuses ja võistlusolukorras ikkagi pean keskenduma oma sooritusele, nendele asjadele, mis minust on kinni, et ma ühel hetkel nagu jõudsin sinnamaale. No kettas on samamoodi, et ei minda tegelikult esimese katsega kohe mingi ulme tulemust tegema, et pigem on tavaliselt ikkagi nagu see, et saad üldse tulemus kirja ja siis võistluse jälgus nagu järjest nagu hakata juurde panema, et ei ole kohe vaja ulme tulemust teha. Allar, kas selline asi nagu pingevaba saavutus on ka üldse olemas või? No absoluutselt ju. Rauno just kirjeldas, kui pingevabalt ta vigastades oma kõige siuksed nauditavamad tulemused võib-olla tegi. Lihtsalt Allar rääkis enne ka ju, kuidas tema, seesama jutt siin, eriti ei valmistunud, läksin niisama peale ja sõitsin ennast kohe kuhugi.
sama see, et ei ole ootusi ja pingeid. No see ikkagi eeldab selles suhtes, et tulles tagasi veel kord Allari varem räägitu juurde, et see ikkagi eeldab sellist nagu füüsilist ettevalmistust, et noh, päris nii ka ikkagi ei ole. Et sa pead füüsiliselt ikkagi olema vormis. Ei no põhi peab ikkagi all olema, et kui vahepeal ka siin meil tulevad nii-öelda nooremad liikmed koondisesse ja siis me räägime, kuidas keegi talvel harjutas ja siis ma ütlen, et ma ei tea, et ma sain nagu selle, ütleme, et ergomeetri peal sõidame 6 kilomeetri testi, ma ütlen, et ma sain selle 19 minuti vormi nagu nende trennide pealt, vaata, mis asja nagu. Nii vähe tegidki või? Ma tegin nii hullult ja ma sõitsin minut aga kehvemini. Siis ma ütlesin, et see ongi see, et kui see on aastatega nagu Rauno ütles tegi, et noorteklassist täiskasvanud see oli lihtne minna, aga oli sellepärast lihtne, et oli 2 aastat nagu või 3 aastat teinud sellist tööd, et maa must. Et absoluutselt tuleb nagu kogu pilti vaatata, aga kui antud pingetest rääkides, minust Rauno ja eelnevad on siin väga head näite kõik ära toonud ja ma olen ise samamoodi selle näitega olnud nagu natuke sõjajalal, et kuidas nagu see soojendus parasjagu läheb või kuidas enesetunne, et kas täna tuleb heasõitu, ei tule ja ühelt maalt sain aru, et mida kehvem enesetunne enne starti, seda parem tulemus. Ehk siis see organism nagu trikitab mulle, teeb siukse triki, et ta on säästurežiimil. Ta saab aru, et kohe läheb selliseks sõiduks, et nagu kõik välja panna. Nii kaua ma nagu kõik on nagu säästame nagu. Pigem on see, et ei saa ennast nagu käima võib-olla, et kohe silmad põleksid peas, aga tegelikult kui start käib, siis on nagu kõik unustatud. Et olen aru saanud, et see toimub mingi hetk isegi vastupidiselt. Korvpall on muidugi, pall läheb, korvi ei lähe, et seda nagu see, kui puhas mul see tõmbelõpp on soojenduse ajal, seda nagu keerulisem hinnata, kui kas see pall nüüd rõngas tagasi või põrganud. Eks ja, ma ei taha vahele sega. Jaa, korvpallis on see ka, et vastased ka mõnikord sa oled häiritud sellest vastasest, eks. Ja loomulikult see soojendus, mis sai ära mainitud, see on kindlasti see koht, kus tuleb nii, kuidas me ütleme, sportlaste keeles me ütleme, et tuleb tatt ripakile joosta seal soojendusele, et see kõik see pinge tuleks välja. Aga on olnud jälle kordi, mul on meeles, kus ei lähe huulte kuivus, ei lähe ära ja sa jäädki lõpuni, oledki selles nagu ja mäng hakkab peale. Siis kui mäng hakkab peale, sa oled endiselt veel, oled nagu pingetes. Siis tuleb jälle teha neid asju, mis on nii-öelda see mustatöö asjad, nimetame mitte palliga viskamine, vaid mängi kaitses kõvasti, pinguta, igal poole jookse, tee need muud asjad kõik ära, võta lauapalle, saa mingeid õnnestumisi sealt, ära hakka kohe nagu seal pallivõluriks ja viskama peale mingeid iluviskeid tegema, vaid proovi kuskilt töötada nii-öelda need, tööta sisse, saa kuskilt mujalt see ja siis ühel hetkel see läheb üle. Me olen nüüd erinevatest pingetest oleme siin rääkinud, kuulaks aga nüüd Robert Roobat, kes räägib tegelikult muuhulgas pingest olla sportlane. Pinged on meie kõigi sportlaste elus üks väga-väga suur osa. Ma arvan, et see on iga võistlussoorituse juures, see on iga meeskonnaspordil, iga mängu juures, see on iga tiitlivõistluse juures. Kindlasti nooremana on neid raskem seedida, nendega raskem toime tulla. Kindlasti on siin ka siuke faktor, et on sportlasi, kes tulevad sellega paremini toime, on sportlasi, kellel on sellega rohkem raskusi. Pingeid võib tulla erinevatest kohtadest. Mina ise olen tundnud aastate jooksul sellist pinget, et ma tahan tõestada oma emale ja isale, et nende aastate pikkused pingutused ja ohverdused on olnud piisavalt head ja ma suudan neile vastu anda oma tulemustega. Teistpidi ma olen tundnud seda, et kuna Eesti jäähokimängijad ei ole väga kaugele jõudnud aastate jooksul, siis nüüd, kui ma olen kuhugi punkti jõudnud, siis mul on mingil määral mingi kohustus veel kaugemale jõuda ja veel rohkem tõestada, et mis on Eesti hoki tase ja milline on üldse Eesti hokimängija ja nii edasi. Loomulikult näiteks viimase hooaja jooksul ma mängisin 75 mängu, kus keskmiselt oli jäähallis juba üle 4000 inimese.
rääkimata osadest mängudest, kus oli 7-8 tuhat inimest, rääkimata nendest inimestest, kes olid kõik telekate ees. Et tegelikult need kõik loovad sulle mingil määral sellist pinget ja sellist nii-öelda natuke keerulist olukorda. Kuidas ma nendega olen õppinud toime tulema? Esiteks kõik pinged, mis on seotud nii-öelda sellega, et mida keegi muu sult ootab, keegi su meeskonna väljaspoolne või mõni fänn või ajakirjanikud või su sugulased või sõbrad, siis ma arvan, et sellele ei tasuks liiga palju tähelepanu pöörata meil sportlastel. Me peame mõtlema sellele, et kuidas endast parim anda, kuidas saada endast välja pigistada parim tulemus. Ja mis iganes see tulemus siis on, see on see, mis me nii-öelda nendele anname ja neil on õigus, kõikidel fännidel ja ajakirjanikidel pealtvaatajatele on õigus sellega siis rahul olla või mitte rahul olla. Ja ma arvan, et me ei peaks sellele liigselt tähelepanu pöörama ja sellega seoses endale lisapingeid looma. Vähemalt mina olen endale sellise loogika võtnud ja see on mind aidanud päris palju. Teine asi on loomulikult see, et mina meeskonnasportlasena minul loob pingeid see, et ma igapäevaselt võitlen oma koha eest meeskonnast, oma koha eest koosseisus ja need silmapaarid, kes vaatavad väga kriitilise piluga igat mu esitust, kes otsustavad seda, kui palju ma mänguaega saan, nende jaoks ma pean tõestama ja ma arvan, et see pinge, mis sellest tekib, ma püüan selle pinge alati pöörata selliseks agressiivsuseks ja selliseks heaks energiaks, mida kasutades ma alati jõuan sellise hea tulemuseni. Et see pingete talumine ei ole, ma kindlasti ei hakka valetama siin ja ütlen, et see on mingi lihtne asi ja et see ei ole üldse mingi probleem. Ma arvan, et nendest tuleb osata suhtuda õigesti nendesse pingetesse, tuleb osata suhtuda nendesse kui sellisesse positiivsesse asja, millest saab sellise just nimelt positiivse energia ja seda energiat tuleb kasutada võimalikult hea tulemuse saavutamiseks. Täname Robertit ja tegelikult siit ka üks teema, mis võib-olla siit Rauno jutust ennem ka läbi jooksis, on see sama ja mida mainis tegelikult ka Robert videos, meedia tähelepanu ja mitte küll tema puhul oli pigem see, et ta pidi tõestama, et Eesti jäähoki tõuseb. Nad tõestavad seda igapäevaselt. Võib-olla räägime meedia tähelepanust ja favoriidi koormast ja Jaak, sina tegelikult varem ütlesid ka seda, et mingis ajahetkes just pärast 94. aasta olümpiat oli selline keeruline aeg ja olid meedia tähelepanu orbiidis mitte võib-olla kõige positiivsemas võtmes ja hiljem oled sa olnud suurvõistlustel favoriidikoorma ühe kandjana. Et kuidas sa nende pingetega kuidas sa kirjeldaksid need pingeid ja kuidas sa nendega toime tuled või tulid? Ma võib-olla tegelikult võtaks veel selle eelmise osa kiirelt kokku, et mis mul nagu endal praegu tuli sellest Roberti jutust veel see, et tegelikult näiteks lapsevanematena ma olen tähele pannud, et me ise hakkame tekitama oma järelkasvus pingeid. Ma nagu väga hea kogemus oli enda lastega, et kus mul tuli vist minu ema ehk vanaema tuli, et kuule, kas ikka raske ka on ja kas sa ikka nagu, kuidas sa ikka hakkama saad ja ehk siit võib-olla ka sõnum teile, et kui teie lähedased või sõbrad, kes ei ole nagu sporti nagu nii hästi ei tule ja ühtepidi nad tahavad neid nagu innustada ja kannustada, aga sealt võib ka neid tulla ja seal on nagu see, et teie sõnum võiks neile olla, et kõik on väga hästi, ma olen valmis, ma tahan, mul meeldib see. Et mul on nagu, siuke kogemus tuli nagu äsja nagu meelde, et vahest on, et meie oma lähedased, et tulevad meile nagu, et kuule, et see on ikka jube raske ja kuidas sa ikka jõuad ja kas sa ikka tahad ja et proovige neid nagu suunata. Aga kui nüüd selle küsimuse juurde, meedia juurde tagasi tulla, siis tõesti, et ega võib olla jube keerulisi olukordasid ja oma karjäärist ma võin tuua nagu jubedalt palju näiteid, et kuidas meedia võib neid pingeid tekitada, aga teisalt minu sõnum teile on see, et meedia on väga oluline osa spordist. Neid tuleb mõista, nendega tuleb koos
koostööd teha ja sealsamas ka koos kasvada. Ja näiteid on nagu sellised, et ühel hetkel me ikkagi suhteliselt julgelt ütlesime oma eesmärke välja ja sa pead olema valmis selleks kriitikaks, mis sealt tuleb. Ja teistpidi läbi pika karjääri ma julgen küll öelda, et Eesti kirjutava pressi hulgas on võib-olla ainult 2 ajakirjanikku, kelle kommentaare ma lugesin nagu mõttega ja teades, et nad tühja koha pealt ei lahmi, et sealt võib-olla mul ka endal midagi nagu õppida. Ja teistpidine näide on see, et ühel aastal lihtsalt kui ma ei ütelda oma eesmärke välja, siis ajakirjanik püstitas ise minule eesmärgid ja jälgis neid läbi hooaja ja andis hinnanguid mulle. Aga nii see elu paraku käib ja mis seal aitab hakkama saada, et kui meil hästi läheb, ei ole ju probleemi. Et siin on tegelikult väga suur roll, ma arvan, treeneril ja nii-öelda sellel sinu lähedastel. Ehk edu foonil on treener see, kes peab leidma nii-öelda eesmärgid või motivatsiooni, mille kallal nagu paremini töötada ja vastupidi, et raskemates või ebaõnnestunud võistluste korral on see, kes peab tooma välja selle positiivse. Ja minu jaoks oligi see, et sportlasena ma tihti hakkasin seda ebaõnnestumist otsima võistlusest, eelnevast päevast, hästi lähedalt. Aga mis on nagu tegelikult oluline, et tegelikult see ettevalmistusprotsess on oluliselt pikem, et sa pead nagu suutma nagu tagasi minna ja mis teeb meediaga keeruliseks just nagu siin ennem kui juttu oli, et üldjuhul nad on ju kohe seal finišis, seal samas kõrval. Ehk sisuliselt me alustasime tegelikult oma soorituse analüüsi avalikus ruumis, nii-öelda kas teles või seal, ja kindlasti seal ei saagi olla siukseid väga enesekindlaid vastuseid, kui ei juhtunud väga midagi konkreetset. Ja sellega, ma arvangi, et ega selleks ongi võistkonnakaaslased, treener, võib-olla on kellelgi veel keegi väga hea sõber, ja teistpidi, kui on kuskil muus olukorras nende meediainimestega kohtudes, siis tegelikult sportlaste üks ülesanne on aidata ka neil oma tööd paremini teha, nii-öelda koolitada, tutvustada oma ala ja üritada siukseid väikseid nüansse sisse tuua, et oma kogemusest ma võin nagu siukseid asju tuua, et suhteliselt keskpärane, ei läinud halvasti, ei läinud hästi ja öeldi, et kuule, anna mingi asi. Mõtlesin, et kuule, siia võistluste tulles ma tegin tee peal Põhjapõtra, Delfis oli uudis. Ehk et nad tahavad midagi erilist saada. Et ka siukseid näiteid ja kõige lühem intervjuu oli staarajakirjanik Jaan Martinsoniga pool minutit, aga järgmine päev lehest tuli pool lehekülge. Ütles, et mis oli? Midagi erilist välja ei oska tuua. Kuule, mis me üksteise aega raiskame, aga mul on vaja lugu valmis kirjutada. Eks see oli ka nüüd oskus omaette. Rauno oma avasõnades siin tegelikult rääkis ka nii-öelda sportlasena tähelepanu all olemisest ja me räägime meediast, me räägime avaliku tähelepanu all olemisest. Sul olid seal suhteliselt mahlakad näited ja tegelikult nii on, sest sportlane on oma olemuselt ikkagi, ma isegi tõmbaks paralleele siin selliste Eesti popstaaridega, et te olete avalikus ruumis, te olete tuntud, pilt on lehes nii-öelda ja te olete tihtipeale ka rohkem eeskujuks, sest te esindate sporti ja sportlikke eluviise ja mõtteid, et kas ka sellest tulevad mingisugused pinged? Tundub, et ei tule. Eeskuju siis kellele? Tegelikult eeskujuks, okay. Jah, täpselt. No jaa, aga täna ma arvan, mina olen nagu nii vana juba, eks. Et võib-olla need inimesed, ma räägin näiteks mingi loo, et
täna on infot nii palju, et jah, loomulikult iga inimene võiks oma tegude käitumise väljendamisega olla heas mõttes teisele inimesele eeskujuks, eks. Igaüks, kui suudab selles vallas hästi midagi ära teha, siis vahet ei ole, on ta sportlane või mõne muu eriala esindaja. Aga no lihtsalt, et me ei tea kunagi, see jääb alati sisse, et kunagi ei tea, kes sind teab. Mul on ka need teised nii-öelda siis alad, millega ma olen niisama kokku puutunud, need on ka kuidagi viinud sinna ja ma kunagi ei tea ja põhimõtteliselt igal hetkel võibki tulla inimene, aga noorte puhul, ma olin veel ise mängisin korvpalli, viimaseid aastaid siin mõnes Eesti klubis ja ega siis see ei ole enam nii, et nagu sellel 91. aastal, mõelge ise, 91. aasta, see oli ikkagi nagu ikka väga ammu, eks. See oli väga ammu. Ja siis oli tõesti, et kuskilt mõni troll sõitis mööda, inimesed vaatasid ja siis nad lehvitasid ja oligi selline ja see läks kogu aeg nii. Et praegu ma arvan, on asi lihtsam, kui ma viimased aastad mängisin, ma käisin üsna palju koolides niimoodi mingid näidis, ma ei tea, kohtumas õpilastega seal ja kus sa mängid? No ja siis mul jõudis ka kohale, et ei ole tegelikult ega kasvav põlvkond niimoodi ei tea ja siis korraldatakse niisuguseid üritusi nagu täna ja nüüd räägitakse teile, kes me oleme, aga jaa, mis on tore muidugi, eks. Aga siis see oli, Aivar Kuusmaa on iseenesest ka tuntud korvpallimees, eks ole, täna tuntud treener, mina muidu töötan ka praegu, aga ma töötan lastetreenerina või noortetreenerina. Ja siis, aga Kuusmaa on kogu aeg olnud meeste juures ja siis oli ka ühes koolis korraldati kohtumine ja kehalise kasvatuse õpetaja ei teinud ka sellist sissejuhatust ega tutvustust ja et kas teate lapsed, kes meile täna külla tulid? Vaikus. Ja siis tal oli Kuusmaa ja Indrek Rumma oli ka, neil olid sellised särgid, siin oli see reklaam, Coop 3 oli särgitrükifirma ja ta oli teinud ja siis üks poiss ütles, ma tean, need on need Coop 3 reklaamimehed. Ja niimoodi see, selles mõttes, et seda ei maksa ka üle hinnata, et meid kõik ära tunnevad või teavad, aga nagu need juhused siin, mis ma siin mõned tõin, siis neid juhuseid on ka olnud teistpidi palju. Allar, kuulaks sinu arvamust ka selle poole pealt ja võib-olla lisaks veel siia juurde ka selle, et tegelikult tänapäevases kiires infoühiskonnas, kui võib-olla tõesti 10-15 aastat tagasi oli, ütleme nii, et sportlane mingisuguse situatsiooni jõudis eelnevalt ära klattida, kui asi hakkas jõudma tema kohta mingisugune info kusagil ajakirjandusse, siis täna sotsiaalmeedia ajastul põhimõtteliselt sul on aega reageerida maksimum 10-15 sekundit, enne kui see asi kusagil kui ütleme nii, et oled lasknud lõdvaks, oled millegiga hakkama saanud või millegiga tähelepanu pälvinud, et kas sa nagu igapäevaselt liikudes saad sellest sportlase rollist välja tulla? No hetkel vist eriti, sportlase rollist saan vast ikka välja tulla, et aga on ka nii-öelda muud kohustused ja muude valdkondade pealt võib-olla inimesed märkavad, et kuna mul on Politsei- ja Piirivalveametiga ka üsnagi tihedalt seotud, siis pean nagu mitme asja peale kuklas mõtlema, kui kas või teed Instagrami mingit postitust või lihtsalt mingit story't või annad intervjuu või kuskil mujal mõtled, et teed kaamera mängib ja teed taustal mingit nalja, et olukord on naljakas, aga alati on tõlgendamisruumis on nii palju, et nagu sa ütlesid, et 15 sekundit hiljem on tõlgendatud seda täiesti kolmandas vormis ja juba see info kuskile liigub, et aina, ma arvan, 2-3 aastat tagasi ma hakkasin selle peale mõtlema, et oot, mis signaali ma nüüd mingisuguse sarnase käitumisega välja annan, et mis need signaalid on, mida keegi et sihtgrupid on erinevad. Mõni vaatab mööda, mõni ei tunne, ei tea ja mõni, kes on nagu märganud või sinna mingi juurde lingitakse veel, siis on võimalik tõesti, et väga kiiresti sinule mitte soovitud info läheb nagu sinna 7 tuule poole ja ta ongi nii-öelda seal meedias üleval, et selle peale tuleb, ma arvan, mitte ainult justkui tuntud sportlased ei pea mõtlema selle peale, vaid ka kõik noorsportlased, et
on ju igasugused, kui pallimängudes võtta, on pallimänguklubi meeskondade koosseisude moodustamised ja seal võib-olla ka mõni treener peab mingisugustest eetikanormidest ja spordinormidest väga lugu ja ütleb, et kuskil on vesipiibupidu ja see video on üleval ja treener ütleb, et okei, sorry, see aasta sa koondises ei mängi, sest meil selliseid mehi pole siia vaja, kes hakkavad minu meestega siin koos näiteks vesipiipu suitsetama. Et lihtsalt täiesti suvaline näide, aga see võib teinekord minna niimoodi lumepalli efektina käima, et ei oska ette ennustada. Ja räägimegi tegelikult kodusest konkurentsist ka, et üks asi on tõesti suured tiitlivõistlused, vastased, kellega võib-olla mingitel hetkedel kohtutaksegi 2-3 korda aastas. Aga selleks, et sinna võistlustele jõuda, pead sa ju koduses konkurentsis ennast tõestama. Teie puhul nii võistkonnas, paatkonnas, koondises ja seal te ju konkureerite tegelikult ei vähem ega rohkem kui oma heade trennikaaslaste ja tihtipeale ka sõpradega. Nojah, ma arvan, et see on iga spordiala puhul on nii, et me kõik oleme individuaalsportlased ja mingi hetk me järsku oleme ka meeskonnamängijad, et suusatamises on individuaalselt, on teatevõistlus ja ma ei tea, rattasõidus samamoodi, just kui individuaalselt pannakse tulemus kirja, aga tegelikult tehakse meeskonnatööd, pallimängudest rääkimata, eks ole. No just ma mõtlen sinna nagu sellesse tiimi pääsemine. No jah, ja sealt edasi on tõesti, mis mind ka vahepeal häirib, on tõesti nii, et kõik kui palju Rauno tahaks näiteks omal ajal tahtis tsentrit mängima hakata, siis tal väga keeruline oli saada sinna korvi alla mängima. Et tema peab ennast tõestama seal järgmiste kohtade peal, kus ta ütles, et oli 1, 2, 3, 4. Et sinna tiimi pääsemine ongi nii, et sa pead teadma võib-olla teinekord, mida hinnatakse kõige rohkem, kas distsipliini, kas treeningvõimekust, kas sa oled alati terve, kas sa suudad ennast nagu võistlustel väga hästi esindada ja tihtilugu taandubki sellele, et mõni sportlane on säärane, kes on kõige parem on trennis kogu aeg. Sõidab trennis lõigud kõige paremini, on terve, teeb treeningmahud ära, temaga ei ole probleeme. Aga võistlustel alati on täpselt niimoodi, et jääb sinna ukse taha või on seal, kõlgub seal piiri peal, et see on jah, mingi karm reaalsus. Näiteks on 4 paati, seal on 5 enne, kes kogu aeg trenni teevad ja see üks tüüp mingilegi tõttu kogu aeg täpselt ei mahu sinna paati. Või nagu vehklejatel väga kehva seis praegult. Et on 5 tugevat naisvehklejat, aga võistkonnas on 4 ja et siis või isegi 6 head naisvehklejat. Et ühesõnaga siin ei ole nagu ühest vastust, et sa pead nagu jah, võib-olla kõige lihtsam on alati, lähed treeneriga, räägid regiooniliselt, kui ta sul annab mingi konkreetseid märkmeid, ütleb, et jah, need võistlused tulevad, nende põhjal vaatame, siis oleks lihtne. Kui samas tekib jälle lahkeli, ütled, et kuule, ma täidan plaani ära. Näiteks MM on septembris, me praegult täidan tugevalt plaani ära, aga samal ajal just kui ta vaatab, et kes siin võistlustel hästi esineb või esineb võistlustel see event, kes pole võib-olla, kes valmistub võistluseks. Ja ma tean, et septembris ta ei oleks nii tugev, kui oleks need vennad, kes praegu trenni teevad, siis tekib nii-öelda päris korralik nii-öelda selja taga siukene hamaste ragistamine ja võib sisekliimat päris palju lõhkuda, et võib-olla Jaagul on siin nagu selle koha pealt ka veel üht-teist nagu lisada, et kindlasti on neid näiteid, kus mingid tüübid trennis panevad jube kõvasti ja siis kui läheb võistlemiseks, siis on nagu mängitakse kaardid teistpidi välja. No, treenimise maailmameistrid on kindlasti palju ja oma karjääristki võin nimesid nimetamata on olnud mehi, kes on treeninud rohkem kui meie omal ajal, et see on tõsi. Ja kui siia veel juurde tuua seegi, nagu pingetest korra rääksime, siis tuleb tunnistada, et teinekord Eesti meistrivõistluste ennem Eestikaid olid pinged natuke suuremad kui ennem tiitlivõistlusi, et just sellel samal põhjusel, et tegelikult hooaja alguse head stardid kindlustasid sulle nii-öelda tiitlivõistluste koha juba nii-öelda küll sportlikul põhimõttel alati oli meil. Ja mina võiks nagu öelda, et üldjuhul ikkagi on väga tihti ikkagi hooaja eelselt on nagu mängureeglid teada, et mis võistlustel, mis tulemusega sa koha koondisesse saad nagu, aga teinekord jah, minnes siukse tugeva mahu või tugeva treenituse pealt nagu Eestikatele, siis need pinged olid natuke suurem sellepärast, et seal oligi täpselt nagu sa ütled, et keegi noorem mees,
kellel ongi see hooaja üks tähtsamaid võistlusid, et järgmine aasta nagu pääseda, et noh, seal samas ongi see nii-öelda au küsimus ka endale, et kuidas ennast seal suudad kokku võtta, kuidas ennast suudad motiveerida, et ikkagi nii-öelda näidata ka siis avalikkusele ja ka treeneritele, et noh, mul on lootus veel tugevamaks minna. Aga tuleb kohe meedia, töötab lahti, nii, mis mõttes Jaak kaotus siin mingisugusele kolmandale tüübile, kellest pole keegi kuulnud midagi või võitis ainult 2 sekundiga, et noh, taustainfot ei teata, võetakse jälle kontekstist välja, et... Samas kodune, minu puhul näiteks oli ju minu treeningpartner ja kodune konkurent oli üks maailma tipp, et noh, Gert Kanter, et samas see konkurents, mis meil oli nagu trennis, et mina ütleks küll, et see viis jälle mind edasi nagu, et ma arvan, et kui poleks Gerdi on võib-olla minu saavutused võib-olla polekski nii kõrged olnud, et oleks võib-olla rahuldunudki mingisuguse 60 meetriga näiteks, et aga no üks raiub ees siukseid tulemusi, siis ega ma ei saa nagu mõnes mõttes alla jääda, et... No absoluutselt muidugi, et see fenomen on selles kogu aeg. Kogune konkurents on ikkagi nagu hea, kui on, et olemas, et Nabil tegelikult on mõnes mõttes häda, et kodus ei ole häid maadlejad, kellega maadelda, et peab otsima kuskilt välismaalt, aga noh, seal ma selle ei taheta nagu anda, et noh, annab nipid kätte, et siis on juba tiitlivõistlusel teised nagu probleemid. Ja siin võib ka ühe väikse vihje ikkagi ära anda, et kui nooremad vennad mõtlevad, et hakkavad Jaaguga koos trenni tegema ja sõidavad temaga 2 nädalat treeninglaagris sama kilometraaži, sama kiirusega, siis ja tundub, et tegingi ära, siis nendel noortel vendadel tõenäoliselt on hooaeg ühel pool, Jaagul veel vorm tõuseb, et ehk siis on väga suur tõenäosus, kui sa hakkad endast tugevamaga trenni tegema, et siis ühele on see tavaline treeningrutiin, teisele on iga päev võistlemine, et see läbipõlemise oht on nagu päris suur, et mitte kõigil aladel, aga noh, ütleme, et saab hea kogemuse jällegi ka, et noh, pallimängudes on võib-olla teistmoodi, et seal see pallimängu tehnika ja liikumiste mõttes võib-olla nii suurt tapmist enam vähemalt vist tõenäoliselt ei ole, aga kui sa näed, kuidas sul, ma ei tea, tuuakse sisse või see on klubisse tuleb uus tippmängija, Eesti tipp või Leedu tipp, et siis on küll noortele kasulik, ma arvan, temaga koos treeningu otsast lõpuni koos olla. Nii, kas meil on publikust noorte tiigrite hulgast küsimusi tekkinud pingete kohta? Ma usun, et see on nüüd selline hea koht küsida väikeseid näpunäiteid, sest räägitud on siin päris mitmel pool. Ja, ole hea siit. No. Kohe saad mikrofoni ka. Nii. Tema aplausi esimene küsija ikkagi meil täna. No pressure. Kahjuks ei kuulnud, et keegi oleks maininud, et mingid pinged võiks tekkida näiteks treenerite poolt, näiteks sportlastel, et treenerid panevad mingeid pingeid peale. Mul endal on olnud vahetuid kogemusi, et tegelikult Raja vist natuke mainis seda, aga äkki oskavad kõik siin saalis viibijad, ma mõtlen siis suured tiigrid, natukene sellest rääkida või kuidas neil on läinud vähe paremini äkki enda elus sportlaste käigus. Minu treeneritest rääkides siis ausalt nemad mulle küll pinget ei pannud peale, et pigem me nagu keskendusime mingisugusele tulemusele võistlustele ja katsusime nagu selle ära täita. Et aga ei olnud niimoodi, et kui sa nüüd nagu ebaõnnestudes, et siis on ma ei tea mida, et pigem oli see, et kui ei õnnestunud, siis istusime maha ja analüüsime, miks ei õnnestunud, et pigem minu puhul on see, et ma pean ise endale nagu pinged peale suurte võistlustele, või suured ootused või et pigem nende pärast. Minul on tegelikult olnud see õnn, et mul on ausalt öeldes olnud ju sisuliselt ainult 2 treenerit kogu pika karjääri jooksul või ütleme, et kui võtta veel esimene kehalise kasvatuse õpetaja, kes oli ka treener, et võib-olla siis ja teine suusakoolega oli nagu abielupaar Uno ja Vaike, et ei mäleta kindlasti, et oleks treeneri poolt pingeid tulnud ja sportlasena sa tegelikult lõpus pead ju sinna jõudma, et te olete võrdväärsed partnerid. Ehk et kui me tahame võita, siis me ei saa kedagi kopeerida.
ja treeneri jaoks on see sama suur väljakutse, ta areneb koos sportlasega, et me jälgime, mida teevad konkurendid, nii-öelda teised riigid. Me leiame koos ühise tee, millesse me usume ja me teeme ja panustame sellega koos. No meie puhul võib-olla oli ka see, et ühtepidi, kui ma nüüd selle küsimuse peale hakkan mõtlema, et ma oleks võinud võtta seda kui pingetest, ega tihti ennem tiitlivõistlusel öeldi ikkagi välja, et eesmärk on meil medal. Õnneks või õnnetuseks ta ei pannud sinna nime taha, kes selle nagu tooma peab. Aga meil alati oli ju võistkonnaga oli eesmärk medal, ja ta ütles ka, et muidu vastasel juhul me oleme ebaõnnestunud. No. Aga me tegime nagu koos ühist asja, me teadsime, eesmärgid olid samad, et tema ütles võib-olla selle nagu kõva häälega välja nagu avalikkusele ja teistpidi saades aru ka treenerist, et tema peab samamoodi ennast ju motiveerima, mõistuse vahedana teravana hoidma ja kogu seda tervikut nagu nägema, et mina vähemalt ei tundnud. Jah, mul on, siin kohe meenub üks lõik Kristiina Šmigun Vähi raamatust, kus minu jaoks oli selline väga julge temp temalt, kuna ta treenis nii, et tema treeneriks oli tema isa Anatoli, siis mingi hetk ta võttis endale, ta oli juba nii-öelda kogenud sportlane ja ta otsustas, et tal on vaja tehnikatreenerit. Võib-olla Jaak teab täpsemalt, kas klassika või uisutehnika või ühesõnaga, see oli, kui ma õigesti mäletan, oli tehnikatreenerit, et metoodiliselt Anatoli ehitas kogu plaani üle, see aastaplaani ja kõik strateegia. Aga see läks nagu, see tehnikatreeneri kaasamine läks nagu kõike muud kui lihtsalt ja üle kivide känduda ja ma arvan lõpuni välja praegult, kui nad saavad kokku, siis Anatoli ütleb siiamaani Kikule, et viskab nina peale seda, et ta oli see jultunud inimene, kes võttis omale ühe treeneri abiks. Ja minu arust on nagu selles mõttes ideaalne näide, et kui sportlane seisab mingi, et see on nagu, ütleme, et liiga noorelt ei saa seda otsust teha, sest tõesti sportlane areneb koos treeneriga, treener areneb koos sportlasega. Toimub kogu aeg areng mõlemal. Aga ta sai mingi hetk aru, et tal on vaja treenerit juurde ja kui ta siis nagu lööb araks, et ta ei julge seda käiku teha või seda lüket teha või seda otsust teha, nagu ka ennem siin kes siin ütles, et ükski otsus ei ole vale, sa teed oma otsuse praegult selle põhjalt, mis sul teada on info. Ja lõpust, kui sul tulemus ei tule või tuleb ükskõik, mis on, oled sina see, kes vaatab peeglisse sportlasena ainukesena. Täpselt samamoodi nagu on keelatud ainetega, et lõpuks oled sina see, kes üksi vaatab peeglisse. Et mis toimus. Kui sa tahtsid treenerit, sa tundsid, et sul on vaja mingisugust lisajõudu või lisatuge või teadmisi ja sa seda otsust ei julenud teha lihtsalt sellepärast, et kartsid minna tülli treeneriga, aga veel hullem Kristiina oma isaga, kellega ta põhimõtteliselt siis ka elas koos. Ja pidi taluma nagu, ma ei tea, terve treeningperiood seda, kuidas ta ütles, kuule, mida sa siin teed, mine oma selle uue treeneri juurde ja mine sinna ja tänna. Ja see oli nagu minu jaoks selline tugevat iseloomu ja eneseteadlikkust näitas, et ta julges selle otsuse võtta, olenemata sellest, et teadis, milline, ei taha ropendada, aga lihtsalt mingi kivirahe tuleb nagu nii-öelda verbaalselt sellega kaasa. Ja midagi öelda, ta mitmekordne olümpiamedalist ja igal juhul see otsus tõenäoliselt siis nagu õigustas ennast. Et tasub võtta selles mõttes riske ja mida leebemalt oma treeneriga suudad asjad läbi rääkida, seda suurema tõenäoliselt saate teha seda, nagu jah, saate teha koos, saate vaadata metoodikaid koos, mis maailmas toimub ja kui siis mõistlik treeneril näha ja mõistlikkust on, siis ja sa tunned, et on vaja, siis ta ütleb, et no okei, võtame siis kas või sportlase südame rahuks. Kasutame mingisugust teist teadmist. Eriti kui selleks on olemas rahalised vahendid tihti ja muidugi tuleb rahaliselt nagu piir ette. Ja mul treener minu südame rahuks lubab mul paati timmida iga päev natukene. Ma panen ühe seibi paremalt alla poole, põhimõtteliselt ei muuda midagi, aga kurat, nüüd on paat hea. Tegelikult mingisugune 2 millimeetrit ma lasen paremat ära olla pool, ise hoian, paat on viltu, mis toimub. Ja siis arvan, et see 2 millimeetrit siin tegi paremaks. No, kui on vaja, siis las sportlane teeb ära ja asi klaar. Et ütleme, et sellised, aga jah, see nõuab sportlaselt julgust ja treenerilt sellist väga avatud mõtlemist. Ja. No, meil on muidugi teistmoodi, et vähemalt on olnud teistmoodi. Kui siin praegugi vaadata Euroliiga korvpalli, siis seal treenerid ikkagi
noh, ei ole nii-öelda mängu ajal nad küll omavahel mingid sõbrad ei ole seal ja seal käib kõva andmine, noh, nagu omal ajal oli ikkagi paljude juures, kelle juures minagi olen olnud, seal sa pead ikkagi olema vaimselt üsna tugev, et sellest, ma mõnikord ei saanud ka aru, ma arvasin, et ma olen, kuna ma tegin üsna palju sellist individuaalset trenni ja proovisin treeningutel anda tihtipeale endast ikkagi palju rohkem, kui võib-olla tundus mulle, et mõni teine annab. Siis ma tihtipeale ei saanud aru, et miks niimoodi peab kõrgendatud hääletoonil rääkima ja miks selline agressiivne suhtumine, aga natukene ma muidugi mõistan ja ütleme eluliselt, eks see on siis arendanud mind ka, et kui on selline agressiivne situatsioon, et siis me ei kaota pead selle kohe, kuna ma olen seda tunda saanud. Aga loomulikult on see palju selliseid lisapingeid tekitanud ja et ilmselt oleneb nagu mängijatest või isiksusest või isiksuse tüübist, kellega kuidas, et tänapäeval on kõik palju teistmoodi. Tänapäeval korvpallis on üks selline suhteliselt lihtne, aga ebameeldiv harjutus on joonejooks. Jooksma saalis mööda ühe joone juurest teiseni ja siis tagasi ja siis umbes võidu tehakse ja midagi. Ja kui vanasti öeldi, et see on joonejooks, siis kõik jooksid joonejooksu. Täna ütled, et joonejooks, aga miks me seda jookseme? Kõik asjad tuleb ära selgitada, kõik liigutused tuleb lahti. Vanasti anti nõu, et kui ei jookse, siis jookse seal. Mine, hakake mängima nüüd. Kuidas? Oma mängu. Ja nõuanded piirdusid sellega, et nüüd, siin oli paar sõna tuli veel sinna. Hakake mängima, 3-4, mingid sõnad veel ka tulid. Ja siis läksid ja mängisid. Täna sa pead kõik ette, tänane maailm on ju hästi pildiline, eks sellist võib-olla mingil hetkel oma loovust on vähem võib-olla ja nii, Jaak, sa tahtsid veel midagi siin lisada? Tuli üks hea lugu kergejõustikust meelde, et nimesi vist ei hakka nimetama, aga võib-olla tuleb tuttav ette, et kui kõrgushüppe jalgkõrgusel oli 2 korda maha jäänud ja läks kurva näoga treeneri juurde ja treenerile üks sõnum, et üle on vaja hüpata ja sai üle. Ehk siin võib-olla niisugust pingeolukordades ja ka treeneritena ja milleni ma võib-olla siin jõuda tahan, ongi see, et ei maksa võtta hästi palju eesmärke, mida te muutma tahate hakata. Et võtke üks siuke, põhimõtteliselt piisab ühest olulisest asjast, et kui ma ütlemegi suusatamise näiteks on klassikavõistlusaeg, et see sõnum, mis sealt nagu kõrvalt selles raskus olukorras tuleb, et see peab olema siuke konkreetne lühike, et kas või ütleme nii, et suusad nagu ei pidanud, ise nagu hästi aru ei saanud, siis treeneril piisas sellest, et puusast ülesse. Üks siuke lühike konkreetne asi, et võib-olla see aitab võib-olla ka selle pingega nagu korda tulla. Aitabki, et üks asi pigem, et ei ole mingid 100 asja, et kui sa mäkke rühid seal ja siis treener karjub puusad üles see alla, siis lõpuks ikka läheb kõik see asja. Keskendu tõukele ja käe sirutusele ja mida iganes, ehk et seal peabki tulema üks siuke konkreetne võib-olla element, mida te suudate kiirelt reageerida, kiirelt kontrollida. Ehk Joosep, sulle siis sõida kiiremini. Meie treenerite, mis ma olen veel aru saanud või kuidas mõnikord on mingisugused käitumised jäänud nagu aru saamata. Sportlased on seal enne mängu näiteks, valmistuvad seal, on seal kuidagi ja siis tuleb treener ja ei saagi aru, miks ta käitus nii või naa. Siis siin mõned ikkagi neist on hiljem selgitanud, et ta tuli riietusruumi, haistis olukorda, et kas mängijad on eelmisest mängust võib-olla ju natukene üleoleva suhtumisega, nii-öelda ei ole piisavalt valvel, siis tuli nii-öelda võtta karmimini nagu asi ohjesse või olid nagu jube pinges mängijad, kui mängijad on jube pinges, siis ta tegi mõned seal naljad ja lasi nagu natukene lõdvemini. See ise, kuna ma praegu olen treener, ma näen ka, kuidas et kus see nõudlikkus ja piir muutub
muutub nagu agressiivsuseks mängijate vastu, eks. Hästi kerge on ületada seda ja kus sa aru saad, kus sa saad aru, et nüüd oleks vaja lasta nad lahti nagu. Seepärast, kui mul on 13-14 aastased poisid, eks. Et ei taha nagu mängus anda neile, et kuidas on, et inimesed peavad harjutama ja nad peavad võimalikult häid harjumusi endale harjutama. Sa harjutad, ütleme sellistel natuke tehnilistel aladel, need harjumused peavad olema head, et sa ei pea enam kontrollima mingeid automaatseid asju, kuna sa teed neid hästi, kuna sa oled harjutanud neid hästi. Ja siis mäng on see koht, kus ei taha nagu järgi anda nagu selles kvaliteedis, eks, et sa tahad nõuda ikka neilt, et nad teeksid oma asju hästi. Aga seal on neil need muud pinged peal ja siis kuidas nüüd siis, et kus see piir on, et siis on vaja igaüht eraldi veel tunnetada. On mängijaid, kes on nagu sõdurid, eks. Nad teevad ükskõik mida ja sa ütled neile ja ta paneb käsi püsti ja läheb pea ees, eks. Teised on, kes vajavad sellist kiitmist, tahavad olla laval, nad on nagu sellised sotsiaalsed tüübid, neil on vaja hästi palju emotsiooni ja kõik, et kui on emotsioonid umbes, et kui kõik läheb hästi, siis nad, et kuidas on, millised, ütleme, sportlase ideaalkuju on selline, et kui kõik läheb hästi, siis sa ei hakka taguma endale vastu rinde, vaid sa teed näo, et see ongi normaalne. Ja kui kõik läheb halvasti, siis sa ei hakka kohe, ei otsi lähimat akent, kust alla hüpata, eks. Aga nüüd noorte hulgas on hästi palju just seda sotsiaalset tüüpi, eks, ja nad ongi, nad tahavad seda emotsiooni, kui emotsioon on kõrgel, me vaatame korvpallist, Gruusia, võistkond, teevad seal niisuguse lärmi, et nüüd on nagu, ei tea, mis nüüd on, ajavad oma emotsiooni üles ja siis see kukub niimoodi, natuke hakkad vastu sellele ja siis see kukub niimoodi kokku ja siis neil ei ole midagi, eks. Et sa ei taha nagu kõikuda hästi kõrgel ja hästi madalal, vaid sa tahad minna kindla näoga, maamehe moodi keskmisel tasemel. Emotsionaalselt. Nii, härrased. Selles suhtes ma paraku pean tunnistama, et ka minul on teatavad pinged ja neid pingeid tekitavad mul tänane ajagraafik. Ja ma pean selle meeldiva vestluse siin katkestama, et me saaksime natukene hingata õhku, sirutada ennast ja siis juba kuskil 10 minuti pärast ehk siis 4:30 edasi minna siit järgmise teemaga. 25 öeldakse mulle lausa. Ja siis ongi meil rääkima sai keegi muu kui Jaak Mae. Nii et Jaak, on andeks, et ma praegusel hetkel julmalt su jutu ära lõikasin. See on, ma arvan, üks ja ainus kord elus, seda rohkem ei tule. Kaks lühikest asja. See on iseloom. Ega järgi ei tohi anda. Just. Ehk meediaga seoses oleme saanud palju meediakoolitusi ja ajakirjanikud, kes koolitamas, et konfliktsituatsioonis olge rahulikud. Kollane alustab ja kollane võidab. Et jätke see endale meelde. 16:25. Aitäh!